tere tulemast saatesse Ilu ei anna häbeneda, mina olen Agve Kask ja tänaseks teemaks on meil niidid. Ja mitte just siis nii-öelda tavaline niit, millega me õmbleme sukka ja sokki, vaid räägime ikkagi näoniitidest ja üle laua istub minuga ekspert Monika Sibul. Tere tulemast, Monika! Tere, Agve, tänan kutsumast! Mina olen siis esteetilise meditsiini õde, et olen Gonsiori ilukliiniku üks eestvedaja ja ka Mint BDO Eesti maaletooja. Et kuna minu põhi on alguse saanud esteetilises meditsiinis üldse nagu kosmetoloogias, et juba 17 aastat tagasi, et siis just seetõttu on minu jaoks naha kvaliteet ülioluline. Ja nii kui ma niitidega kunagi sain tuttavaks, et need võimaldavad siis nahka stimuleerida ja ilma seda siis nagu täitmata loomulikul moel ja ma saan seda üles ehitada, ma mõtlesin kohe, issand, see tundub nii põnev. Muidugi esimesed koolitused ja esimesed niidid olid täiesti ma ei hakka seda kunagi tegema, see tundus nii hirmus. Aga mida rohkem ma nagu proovisin, seda enam ma sellesse armusin ja lõpptulemusena täna ma koolitan ja olen kindlasti Eestis üks eksperte. Jaa, väga tore. Ja tõenäoliselt sina oled ka Eestis, ütleme niimoodi, inimene, kes vast on kõige rohkem niite pannud, et ma tean, sa täna tulid ka töölt, palju niite panid? Täna ma pidin ühed niit panema, aga täna ma niite tõesti ei ole pannud, et ma teen kõike muid ka, et ma nagu ma hakkan hiljem kindlasti nagu rääkima, millal neid niite nagu valida ja mis juhul, aga niitidega on võimalik saavutada super häid tulemusi. Aga räägimegi kohe, lähme asja kallale, et millistest niitidest meie rääkima hakkame, on BDO niidid. Monika, ole hea, räägi, mis variant on veel olemas ja mis see BDO tähendab? BDO siis tähendab lühendina polümärgiud, mis on siis kasutusel olnud tegelikult maailmas juba üle 30 aasta kirurgias. Et need on täiesti ise sulanduvad, et kusagile nad sinna need välja võtma ei pea, ja nende toimel tekib naha alumistes kudedes reaktsioon, mis siis hakkab nagu siis stimuleerima nahas kollageni elastini teket. Ja seetõttu siis me loomulikult nooreneme. Ja millised niidid on meil siis olemas? Meil on olemas nii mesoniidid ja meil on olemas siis koktüüpi näoniidid, millega on võimalik siis teha ka liftingut. Et tihti just ei saadagi aru nende erinevusest, et me võime selle täna täiesti üksipulki lahti võtta. Ja aga palun hakkame pihta, et räägime räägime nendest siledatest mononiitidest. Et ongi, et on olemas siis mononiitid ehk mesoniitide nii-öelda koolkond, et seal on siis mononiidid, millel on siis, ütleme, et on nõel ja selle otsas on üks sileniit. Et ta on üldiselt ei ole väga paks, et ta lähebki pindmislemalt nahakoesse. Sinna kõrvale võib mõelda siis, et on keerdniit. Oota, ma kohe küsin selle mononiidi kohta ära, et mina paigaldan neid kõige enam silma alla, et kuhu sina? Ka silmade ümbrusele ja tegelikult huulte ümbrusele. Selles mõttes, et neid on võimalik ehitada igatipidi, ma panen nad sinna risti-resti ka teiste niitide vahele. Et täpselt see, et kuidas ma seda tulemust soovin saada ja ka keha peale on olemas pikemad mononiidid. Kus sa keha peale oled pannud veel? Kõhu peale, kõtu peale, rindadele. Nabapiirkond. Nabapiirkond ja selles mõttes, et on võimalik teha. Põlved? Igale poole, kuhu ainult tahad, ainult neimid. Intiimpiirkond ka, et see on ka... et ma seda ei ole proovinud, ma arvan, Agve, ma jätan selle sinu teema. Jäta mulle, jah. Jätan sulle, aga mul on olemas protokollid, sellepärast, et Saksamaal väga palju tehakse ja kuna üks minu klient küsis selle kohta, et kes mul niite võtab, et siis ma uurisin välja ka kogu protokolli, et kuidas teha, et ma võin sulle selle saata. Aitäh, ootan huviga, aga muidu jah, mononiite intiimpiirkonda ka, et saab edukalt panna. Ja. Kollageeni stimuleerida. Absoluutselt. Et nägu vajub alt ka. Igalt poolt. Ma ütlen, et pole kohta, et ära alla neela. Hästi. Nii, aga siis monodega on tegelikult ühel poole arusaadav, et ongi selline sileniit, üldiselt saab panna igale poole. Ja väga lihtne paigaldada, seal ei ole väga sellist suurt vastupanu. Ja neid on ju tegelikult kõik erinevaid pikkused, et siin ei ole see, et silma alla ja igale poole, et sa lihtsalt valid selle pikkuse ja ütleme tihti, ei ole ju ka hinnal vahet,
selles mõttes, et patsiendi jaoks ei ole ju. oleneb selles mõttes, et kui on mononiit, siis ta on ikkagi odavam, aga kui sa võtad Jaa, sealt aga ma edasi pikkuse juba, mõttes. pikkuse mõttes ei ole, jah, et siis sa võtad, et et mina ütlen alati, et nagu pigem on parem selle pikema niidi, et suck it up, noh, et saab nagu rohkem niiti, et kui see, et panen need väikseid nagu palju, et ühesõnaga jah. Väga õige. Ja. Nii, okei, aga siis läheme edasi sealt. Monod on ühel pool, jah, arusaadav kõigile, saab igale poole panna, kõigile üldiselt ju ka sobib. Absoluutselt. Mida veel on siis, neil on olemas ka siis ehk siis twist või keerdniit või kuidas me tahame, et selle põhimõte on siis selles, et meil on niit on ise pikem kui nõel, et nõelad on sama pikad, kui on need mononiitidel, aga see niit on keerutunud ümber siis selle nõela. Ja seetõttu jääb ta veidi lainelisena, jääb ta naha alla, mistõttu ta annab siis natukene sellist liftivat efekti, et kui seda panna oskuslikult, siis tegelikult on võimalik saavutada sellist nagu kerget liftingut ka, ja ta annab nagu suurema stimulatsiooni kollagenile. Aga twiste kuhu panna siis? Mina olen twiste samamoodi silma alla pannud, väikesed twistikesid saab sinna ka panna. Seda ma pole veel teinud. Proovi, selles mõttes, et ongi, et neid saad vaheldumisi ka panna ja oleneb, mida sa kõike tahad teha. Et selles mõttes maailmal on nagu, lihtsalt see on fantaasia ja kuidas sa ise ehitad oma selle erinevad mustrid, et mis suunas sa tahad, et see nahk hakkaks sul nii-öelda kasvama. Ma mõtlengi, see twist on üks on ja siis on tornado on ka. See on sama. Jah, et lihtsalt, et siis nagu ei lähe segamini inimestele, et kui nad loevad infomaterjali, et siis twist, tornado, komsi, komsa, et mõte on ikka sama, et selles mõttes, et sealt ümber ta läheb ja et kellel, mis brändil erinev nagu põhinimetus on. No tornaadod, ütleme, mis su lemmikpiirkond on, kus sa tornaadosi paneksid? Kõige lemmikum on sul midagi sellest? Või need twisti näelda? Twisti, no ütleme, et ikkagi alumine kolmandik, et nahale võtmine, kael, kõik selles mõttes, et igale poole saab sinna panna, jaa. No minu lemmik on lõualott, et see siin nii-öelda kaela, või tähendab lõua alla, mis hakkab lõtuma, minust on väga head tulemused. Et jah, et siis ütleme, et jah, et nii-öelda selle submental, põhimõtteliselt ta võtab ära ilusti, seda annab tuge juurde ja tegelikult kogu siis lõuapiirkond, lõuajoon. Jah, pärsib seda lõtust kenasti. Nii, ja siis on veel meil? Siis on meil ka kaksikud. Nii, räägi kaksikutest. Et selles mõttes, et on täpselt sama, on olemas nagu monokaksik, on olemas siis nii-öelda twist, kaksik samamoodi, et see tähendab, et kaks niiti on siis omavahel põimunud kokku. See tähendab, et niit on veidi tugevam, ta on veidi jäigem, ta annab ka tegelikult ka veidi kohest tuge, et kui nüüd teha ikkagi näiteks näo alumisel kolmandikul, panna need kaksikniidid mõne koha pealt jooksmas, ta annab tõesti selles mõttes, et sa näed seda erinevust, et koheselt samamoodi, ega lõua alla, kui seda panna. Nii, ja siis on veel? Siis on veel. Ja nüüd on siis need, ütleme, et kui me jõuame nüüd nendest mesoniitidest nüüd kaugemale, siis need... Oota, ma korraks segan vahele. Mesoniitidest ma mõtlen seda, et räägime selle ajalise paneku ka ära, et kuidas see protokoll välja näeb. Et kas sul on seal mingi kindlad nõuanded, et kui näiteks võtame silmaalused, enne kui ma siia tulin, ma vaatasin ruttu, mis seal ilukirurgia grupis toimub Facebookis ja seal on, eks ole, igasuguseid arvamusi, et mõni on öelnud, et need silmaniidid on täiesti mõttetud, et sama hästi kui anna lihtsalt raha ära, et tulemus on 0, mõni jälle kiidab taevani, on ju. Et kus see erisus võiks tulla? On sul mingi aimdus, endal mingi mõte? Tead, ma arvan, et see on täpselt see, et kui hästi on tegija suutnud selgitada ära patsiendi nagu ootused ja lootused ja kui palju niiti ta pani, et see on umbes sama, et ma, kui ta oleks tegelikult võib-olla võiks minna plastikale ja ta ootab saada seda tulemust, see on sama, et ma söön 120 kiloseks, et ma käin korra trennis
ja nüüd on see, et no mis asja, mul ei mahu kõik sellest selga või. Et selles mõttes siin võiks samamoodi nagu mõelda, et tuleb olla nagu ka tulemustega ja need tuleb ikkagi alati nagu läbi rääkida, et millisel tulemusi nagu oodata, mis aja jooksul ja kui palju niite panna. Ja tihti on ka see, et mis ma olen nagu kuulnud, kellel on pandud või kes on kuskilt mujalt tulnud tagasisideks, on see, et ma küsin, et mitu niiti tehti, aga mul pandi mingi 5 ja 5, ma ütlesin, obviously, see on liiga vähe, et täna mina silmade ümber, kui ma tahan seal midagi teha, et noh. Palju sa paned? 30. 30 kokku? Vähemalt kokku. Ja no 20-30 oleneb hästi nahast, et selles mõttes, et alla 20 ma ei tee kunagi. Okei, ja kui tihti sa need tagasi kutsud, et iseenesest ju on, mina olen sellise õpetuse saanud just nende mononiitide osas, et mesoniitide osas tähendab, et ikkagi 3 korda, 2-3 kuud on pausi ja siis nagu korrata. Et ikkagi 2-3, ei no ootadki 3 kuud, et siis saad hinnata, et sa võid ju teha juurde neid mingi aja jooksul aga kui seal on ikkagi hästi tugev lõtvus koos kuivusega, et mina soovitan teha ikkagi, et kiirendada protsessi, ma olen saanud ka nagu omad vitsad ju kätte, et kui on, et järsku vaatad mingid mummud kuskilt tulevad, lihtsalt see nahk on nii lõtv ja et teha lihtsalt biorevitatsiooni juurde, et me anname nagu kiirendama seda protsessi sellega, et me anname nagu sellega seda niisutust. Aga sa enne ei taha teha, teed enne biorevitalisatsiooni, see on see niisutus, võib-olla paljud ei tea ka, mis tähendab biorevitalisatsioon, et võib-olla siis mesoteraapia on lihtsam tuntavam, biorevitalisatsioon on mesoteraapia sama, ühesõnaga jah, et ükskõik mida, kas siis mesoteraapiat või biorevitatsiooni või plasmateraapiat, midagi, mis nagu annaks natukene lisapuhvrit juurde, et nahk hakkaks ka ennast nagu tootma. Okei, selge. Nii, ja siis põhimõtteliselt saime ikkagi sellest nüüd aru, et mesoniitidega tuleb üldiselt teha kordus. Mina reeglina ütlen niimoodi, et ühest korrast ei pruugi saada seda vau-efekti, mida oodatakse, sest et kollageeni stimulatsioon ju hakkab hiljem tööle. Mõtlengi siin, et sa ei saa seda homme-ülehomme kohe näha. Et sellest võib-olla on ka need arvamused tulnud, et need mesoniidid on mõttetud, et kui sa maksad, sa tahad kohe saada tulemust. No, ükski asi ei ole kohene, Botox ei ole ka kohene. No okei, õige. Ta võtab aega ja see ei ole ka kohene. Teiseks nädalaks on juba tulemus olemas, on jah? Et selles mõttes, et ongi, et jällegi nagu rääkimine asi, et paljud saavad nagu aru, et lihtsalt kui oskad selgitada ära, et millal ja selgitada ära, et milline on see tsükkel, et kuidas nahk ja kuidas me kõik nagu uueneme kogu aeg ja kuidas on see rakkude uuenemine toimub ja ka selgitada ära, kaua siis toimib, et see ongi see, et me ju kõik vananeme. Samamoodi rakud ju vananevad, et kaua võiks nagu eeldada. Et mina olen nagu väga palju uurinud ka materjale, mis siis hõlmab siis nagu rahvusvaheliselt avaldatud meditsiinilisi uuringuid ja ütleme, et ühes uuringus on käsitletud näiteks, kus siis BDO materjali on vaadatud seda naha histoloogiliselt ja histoloogiliste uuringute järgi kõige parem tulemus on siis 6 kuud hiljem. Aasta hiljem on histoloogiliselt ta on ka veel hea ja kuskil 1,5 aastat hiljem on ta enam-vähem samas seisundis, aga mitte ka veel nii. Et sellest ongi, et ma et igaüks valib ise, kui palju või mitmes korras ja ta need niite nagu teeb ja vastavalt siis ikkagi sellele vajadusele, et kui on ikkagi väga-väga lõtvunud nahk, siis loomulikult korda 3 kuu tagant on, aga võib-olla pane esimese korraga lihtsalt rohkem, et sa saad nagu selle siis teed 3 kuu pärast vaatad uuesti, et võib-olla siis teed juba need kokkniidid juurde, et kuhu alguses ei ole mõtet seda panna, et mida sellest tühjast nahast tõmbad. Ja seda ka. Nii, aga lähmegi kokkniitide juurde edasi, et mis need siis, miks nad on siis erilisemad? Jah, et nendele on siis, et erinevad nad on pressitud, et nüüd need on erinevad, ütleme nii, et meil on olemas, on lõigatud teradega kokkniidid ja siis on olemas pressitud kokkniidid ehk molded. Et täna mina kasutan siis Mint BDO niite, millel on siis ikkagi, need on pressitud, nende press on siis patenteeritud, need on 2-suunalised ja meenutab ta siis võib-olla natukene kuuseoksa või kuidagi niimoodi, et ta tõesti annab nagu väga hea nagu tõste. Ja kui ma võrdlen neid niitidega, mida ma kunagi olen paigaldanud, et nende nagu tera oli lõigatud ja niit ise oli palju robustsem ja jämedam, siis see tulemus tõesti kahjuks ei kestnud kaua.
ja ta jäi nagu naha all, jäi niisugune kõva, inimesele ei olnud ka nagu meeldiv, et ta paranes nagu kaua. Et siis täna on ikkagi see, et siis noh, ikkagi loomulikult ma tahan alati pakkuda kõige paremat teenust ja tänu siis väikesele uurimisele, et mida siis maailmas nagu kõige rohkem kasutatakse, siis see tee viis mind siis nagu selle Mindini. Ja need niidid on siis tõesti, nad on tõesti väga-väga head, kvaliteetsed ja need ei ole siis, nad ei asenda sul kindlasti mingit facelifti, aga on võimalik teostada väga-väga häid liftingut just nahaaluskoes, et sa lähedki sügavamale, lähed kanüüli abil, et mul tuli eelnevalt ikkagi kõik on ära tuimestatud ja vektorid paika pandud ja siis ongi, vabastad sealt selle nii-öelda kanüüli, natukene saad seda sikutada, natuke saad seal tõmmata, et ja ehitadki siis ilusti sellise kena karkassi ja see jääb nagu hoidma ja need niidid sulavad tõesti kauem kui mesoniidid, need sulavad kuskil 6-8 kuud. Ja terve see aeg siis toimub nahas kollageni stimulatsioon. Ja ma ütlen, et neid ma olen teinud niimoodi, et ma olen teinud vahepeal nagu juurde poole aasta pärast, et lihtsalt, et anda veelgi sellist efekti. Ehk siis nagu poole aasta pärast paned veel kokid peale? Ja oleneb jälle, et noh, see on selles mõttes, et kellel on nagu võimalus võib-olla teha hetkel ainult 8 või 12, ja teinekord ma teen siis kaela või teen muu, või siis ootad, et ma tihti valmistan ka nahka ette, enne kui ma kokki tegema hakkan, sest ongi, et see nahk. Kuidas sa nahka ette valmistad, et kui sul tulebki patsient vastuvõtule ja ütleb, et nii, ma tahan kohe praegu? Ja, et ma ikkagi teen sellise testi, et ikkagi vaatan, kui lõtvunud see nahk on. Et kui see nahk on väga lõtvunud, et miks ma seda tõstma hakkan, sellepärast, et noh, selles mõttes, et ma võin seda tõsta, aga kui ta jääb nagu tühi, ta jääb kuroosima, et mõistlik on seda natukene ikkagi siis nii-öelda puhevile ajada, et kas siis erinevate biostimulaatoritega või siis ma teen eelnevalt ette tõesti need väikesed mesoniidid, et ootan paar kuud ja siis ma teen kokid. No mõistlik, et siis on see tulemus parem ja siis ei tulegi seda tagasisidet, et nad ei tööta ega toimi. Ja, et noh, ütleme, et jah, et täna nagu ei ole selliseid nagu probleeme. No sulle ühesõnaga ei ole ühtegi patsienti, kes ei oleks rahul, jah? Eks need alguses ikka oli, selles mõttes, kellel ei oleks, selles mõttes see mind ju edasi alati viibki, et alguses, et nad tulevad ja siis on see, et kui sind õpetati, et pane 4 ja 4, on ja siis sa mõtled, et öeldakse, et see lift kestab 2 aastat, siis ma panen 4 ära, aga nägu on nagu tõesti on suur ja siis ma ei saa seda tulemust, on ju, et siis ma mõtlen, okei, et mis ma siis nagu valesti tegin, et esiteks on see, et võib-olla ma ei valmistanud seda nahka ette, ma valisin võib-olla vale patsienti ja kohe kindlasti ma panin liiga vähe niite. Et lihtsalt ongi see, et täna mul on ikkagi seisukoht, et lihtsalt, et järelikult on liiga vähe niite pandud ja ei ole järelikult tehtud õiges tehnikas. Et neid niite on erinevaid, need on olemas fiksatsiooniniidid, on olemas erinevad tõmbega niidid, on olemas üles-alla, ühesõnaga on võimalik igasuguseid asju teha, et lihtsalt peab nagu selle õige tehnika, õige patsiendi nagu valima. Aga võt, kui mul on nüüd mitu küsimust kohe korraga tegelikult siin, et meelest ära ei lähe, et üks asi on siis see, et kui pikaajalist tulemust sa lubad, sest patsiendid tulevad ja küsivad nii, Moonika, sa paned mulle nüüd, ma ei tea, palju sa paned niite korraga, 12 nii-öelda neid lifting niite rohkem? Umbes niimoodi paned. Ütleme, et 12 on täna mul juba miinimum ja 12, 16, 18. Need on sellised kogused, mida ma nagu lihtsalt teen. Kes on nagu hästi kerge ja kellel on noorem vähem lõtvust, neile võin ma tõesti 8 ka teha. Ja et kui pikaajalist tulemust sa lubad neile? Ma lubangi niimoodi, et näeme järgmine aasta. Ja ma just mõtlesingi, et muidu ju kirjandusallikates, kui suuresti tulebki välja, et on siin 1,5–2 aastat, öeldakse isegi. See on samamoodi täitesüstidega. Tegelikkuses minu praktiku ütleb, et see päris nii ei ole, et ikkagi on aasta pärast võiks korrata. Nahk on parem küll, ta on toonuses rohkem, aga selle võrra võib-olla sa panedki teinekord juba vähem niite. Just täpselt, see ongi minu mõte, et nii nagu ma sulle enne rääkisin sellest histoloogilisest uuringust, et see ongi see, et ju nemad võtavad ju selle uuringu, mille põhjal siis öeldakse, et see on 1,5 aastat kuni 2 aastat.
et mis ka nii on, et me läheme samasse seisu, aga me ei taha ju minna samasse seisu, me tahame ikkagi nagu ju Boostida edasi seda boostida nahka, edasi, et täna mul on ikkagi ka inimesed, kes tulevadki mul aasta pärast või tulevad enne aasta ja ma panen 2 pilti kõrvuti ja nahk on parem, kõik on parem, selles mõttes, et me saame palju parem tulemuse ja et ühesõnaga, et tegelikult on väga häid tulemusi võimalik ja ka väga kõrges eas teha. Ja ma nägin just su ühte pilti, ma arvan, et selle pildi ma palun sul saata ja ma panen selle podcasti kindlasti ka siia juurde, et siis on näha, et imesid ikka tehakse. Aga mis ma tahtsin veel küsida, et just ikkagi see patsiendi valik on ülioluline, et me küll siin enne podcasti rääkisime vanuselisest grupist ka, et kas on mingeid erisusi tulemuse aspektis, on ju, et aga kuidas sina valid patsienti, kes on sobilik niidi jaoks ja kes ei ole? See ongi see, et kes on kohe sobilik niidijaks ja kes no räägime kohe, kes on kohe sobilik, jah. Kohe sobilik niidijaks on see, kelle naha kvaliteet kannatab seda teha, et kellel ei ole väga-väga suuresti lõtvunud nahk, kes ei ole ka väga, ütleme, rasvunud, ütleme, et kui on ikkagi väga kui on ikkagi üle kilod, et ega ma seda ju kaua ma seda üles tõstan, et selles mõttes, et siis peab jääma ikkagi selle tulemuse osas ka natukene ütleme, realistlik peab olema. Ole realistlik et ma ei saa seda nii-öelda veejoont teha, et kui sul on muid palju kilosid juures. Jah, et selles mõttes aga siis võib-olla saab küll, aga lihtsalt need niite tuleb väga-väga-väga palju sinna laduda ja sellegipoolest ei pruugi hoida siis lihtsalt põsed on liiga rasked. Aga üldiselt jah. Ja sa mõtlen, et põsed on rasked, et mida nagu võib-olla rahvakeelis kasutatakse need bulldogi põsed, sa mõtled neid, et mis on nagu suuremad, rohkem on seal seda rasva ja kõik. Jaa, aga seda ongi, kui sa nagu teed seda nahka, valmistad ette, sa võid teha sinna ju ka erinevaid ju protseduure, võid natukene vähendada seda naharasvu alkuda, sa võid teha lipolüütikum, et veidi kergendada, et kõik asju, et sa teed eelnevat ette, et tihti ei olegi seda, et sa võtad kohe ja hakkad pihta. Et paljud muidugi tulevad, et ma tahan, ma ei tea, mis on ja siis tuleb lihtsalt läbi rääkida ja anda selline nagu realistlik treatment plan ja mille järgi siis nagu praktiseerida. Kes sul muidu kõige noorem patsient on olnud, kelle sa niite oled pannud? Ma just mõtlen neid kokkniite, lifting niite, mitte neid mesoside. Lifting niite, kõige noorem. Tead, ma arvan, ma vist olen teinud seda võib-olla 28. Ja kõige vanem? 68. Aga see ei ole nüüd see pilt, mis ma nägin? Jah. Ikka see sama, jah? Jaa. No ma panen selle üles kindlasti, see on lihtsalt super tulemus. Ja no selge, mis siis veel siin vaatame kohe, et kui tihti protseduuri korrata, sellest me juba rääkisime, eks ole? Jah. Üldiselt siis korra aastas? Ütleme, et ikkagi vaatame sellest inimesest ju lähtuvalt, et mida ta nagu soovib ja millise nahaga ta ju tuleb su juurde, et kellega on kõik hästi, et siis käibki kord aastas, kellega kõik nii hästi ei ole, et siis tuleb võib-olla vahepeal tagasi ja teeme juurde, et mul on neid 60+ patsiente nagu veel, kellega ma lihtsalt näengi tihedamalt ja me teeme väga ägedalt, tõesti väga, ma ei ole kõike kokku lõigat neid pilte, ma pean nägema, sa kukud pikali. et tõesti, et alla aasta teha erinevaid asju on väga-väga kihvt. Aga no see ongi see, et patsient peab aru saama, et see protsess võibki olla pikaajaline, et sa tuledki näiteks täna ja sa saad selle tulemuse võib-olla siin aasta Tead, aga naised, kes on nagu juba teatud eas ja nemad mõistavad, kärsitud on noored, et nemad ei kannata oodata, et ma tahan kohe, mul kõik asjad oleks nagu juba eile oleks valmis. Aga kes on sellises soliidsema seas, nad saavad aru, et head asjad ei juhtu üleöö. Ja mis ma veel tahtsin küsida, et paigaldamise etapid, ütleme mesoniidid, need on lihtne, seal on tuimestus peale aga aina laod sisse, on ju. Et aga nüüd lifting niitidega, kokkniitidega, et siin on huviline küsinud just, et kuidas paigaldatakse, et millised need etapid on? Et kõigepealt ikkagi paneme paika, kuhu, mida me soovime, millised vektorit me soovime nagu siis tõsta ja avaldada ja seejärel siis joonistame, näitan nii, kuhu läheb ja tuimestus, siis toimub ikkagi, tuimestan ära, puhastan, valmistame ette, see tihti on tegelikult palju
pikem aega nõudvam kui tegelikult protsess ise on üsna kiire. Ja siis hakkabki ihte, siis tuleb lihtsalt väikene selline nagu ava nõelaga kuskil juukse piirile või näiteks kui põski teha. Ja see on ainuke, sealt lähevad nad sisse, et üldjuhul No kui poole peal patsient ütleb, et on ikka väga valus. siis ma panen tuimestust juurde. Ja see ongi lihtsalt väga paljud hirm, et äkki see on väga valus ja mõnede nii-öelda patsientide tagasiside nii-öelda loetunu sealt ilukirurgia grupist tuligi välja, et ikka jube valus on. Et ikkagi siis tuleb panna ikkagi seda tuimestust piisavalt, et see on ka see, et pärastpoole, kuidas see nagu hiljem on, nahk on tundlik, et võtad kodus parasetamooli, kui tarvis, aga üldjuhult ei ole nagu seal väga, et eks see on igaühel niisuguse tundlikkus on ju erinev. On. Et samamoodi nagu, ma ei tea, näiteks huulid ja teisel on ükskõik, või teed mingit mesoteraapiat, tal on pole vaja midagi, mõnel see pole isegi nõelaga pihta läinud, et ta juba kardab. Eks ta nii on, jah. Et aga mis ma tahtsin veel öelda? Ma tahtsin küsida, kuidas sina tuimestad, selles mõttes, et tead, et selle avause nii-öelda tuimestad ära ja kas sa lähed sealt niidi nii-öelda kanüüli tagant tuimestuse lisad veel või sa lähed teed süstemeetodina? Täiesti erinevalt. Mõlemad. Et oleneb, kui valukartlik keegi on, kui palju niite ma hakkan tegema, aga kas ma teen kanüüliga ette ära, kogu tuimestuse või ma teen nõelaga ette ära, et enne kui ma selle niidiga sinna sisse lähen, siis ma üldiselt on juba ta tuimestatud, et ta ei tunne sealt nagu midagi. Suurt midagi ei tunne. Nii, aga nii lihtne ta ongi. Sa mainisid paratsetamooli, mul tuli kohe tegelikult mõte selles osas, et mõni ju tahab võtta enne valuvaigistit. Võib võtta, jah. Aga siin puhul mina pigem soovitaksin ka paratsetamooli võtta kui näiteks ibumetiini. Jaa, et just seetõttu, et ibumetiini ju, et NSAIDid vedeldavad veidi verd, ja kuna meil on kui väike hirmufaktor ka juures, et siis ka see kehas olev adrenaliin ka, aga selles mõttes jah, et kindlasti ka koduses võtmes hiljem ainult paratsetamooli, et kui vajadust võib võtta muid asju ka, aga lihtsalt ongi see, et see kuuma tunne ja natukene selline õhetus asi, see on eeldatav ja kui me võtame seda, pärsime NSAIDidega, siis me pidurdame siis kollageneesi. Ehk on see, et me nagu võtame veidikene seda tulemust maha, et ehk siis on ainuke soovitus hetkel on võtta paratsetamooli, kui hiljem on tõesti, et see ei aita, et siis loomulikult muid asju ka, aga sellest tavaliselt piisab. Jah, selline hea meeldetuletus on ja sest tihtipeale nad ju küsivad ka. Ja. Nii, aga mis on veel? Just, et räägimegi, millised on kõige levinumad kõrvaltoimed ja riskid? Turse ja hematoom, rohkem midagi. Põletik. Põletik, kui sa teed kõike puhtalt, et niidid on steriilsed ja kui pind on puhas, kõik on puhas, et minul ei ole olnud ühtegi põletikku siiamaani. No väga hea, nüüd peab 3 korda õla sülitama. Et selles mõttes, et kui sa hoiad selle kõik ilusa, puhta ja kena ja kui inimene ise ka hoiab enda, et kui ta kehas ei ole nagu põletikku, ta tuleb ilusti tervena, siis ei tohiks nagu olla. Et seni ei ole olnud mul ka ühtegi nagu reaktsiooni, et keha hakkaks midagi seda välja ajama või et selles mõttes on nagu hästi. Ja ma mõtlengi, et muidu ju teadusartiklites on ju välja toodud, et on põletiku infektsiooni risk on ka, et iseenesest ja see risk on alati ju, ükskõik mis sa teed, et sa teed nõelaga mesoteraapiat, sa võid sellega samamoodi riski, käid üle juust, mida iganes on, et jällegi. Ma lihtsalt mõtlesin siin korraks veel, et äkki võib tulla ka sellest, et kui liiga pinnapeaselt on ja, et kas sellest võib tulla ka mingi risk, et kui sa oled pannud niidi liiga pinnapealselt. Tõenäoliselt sina ei ole pannud, aga ma tean, et inimesed on pannud. Et mis siis teha? Või kui näiteks see niidi ots, see nagu nii-öelda lõpuots jääb liiga nii-öelda torkima või? Tuleb see lihtsalt järelikult
jällegi on tehtud tehniline viga, et see niit ei ole siis korralikult nagu ära suletud ja nahk ei ole tagasi tõmmatud, et ta jääbki nahka natuke häirima ja muidugi me oleme kõik miimilised ja sel hetkel võis tunduda kõik hästi ja oleme veidi turses, aga kui see turse alaneb, siis võibki see niit jääda, et veidikene sealt teha tõesti jah, tulema, et siis sellisel juhul tuleb teha väikene avaus, teha see niiti ots ära lõigata ja kõik. Jah, eks siis on see koht, et kellel nii on juhtunud patsientidest, et siis tuleks spetsialisti juurde kindlasti tagasi pöörduda ja mitte guugeldada või mõelda, et äkki läheb üle. Ei, alati, selles mõttes, et ükskõik mis asi nagu ei ole, et iga tegija võiks, ta peakski võtma vastutuse ja ütlema, et kui midagi on, et olen olemas ja et siis üldiselt nad tulevad nagu. Ja mille peale ma veel mõtlesin, et kui on näiteks tekkinud infektsioon või mingi probleem, siis niitide järgselt, et siis võib alati ka mõelda, et mida patsient ise on teinud, et kas ta on läinud kohe sauna, kas ta on teinud neid asju, mida ei ole tohtinud teha, et seetõttu on ka see taastumine, et ülioluline. Mõtlengi, et räägime natuke taastumisest ka, et mida sa tavaliselt soovitad, mida siis ei tohi teha? Jah, et ma nagu et kohe kuskil hüpata, karata ei ole soovitav. Aga miks? Sellepärast, et paranemise aeg peaks olema ikkagi, et see niit ei vajuks küll kuskile, et ma isegi soovitan kanda sellist näobandaaži ja oleneb ju täiesti sellest näotüübist, et või kas või mingi elastikside, et kas või ööseks ajaks, et sul on mugavam magada ja hoiab siis selle võrra nagu paremini. Selili peab magama, on ju? No võiks, ebamugav on, ma arvan, et alguses magada kusagil, nagu kui lihtsalt nägu on valus. Eriti kui sa külili magaja, siis kuidas sa selili magad, et siis see bandaaž on väga hea. Ja, et ta lihtsalt fikseerub paremini, et ei ole mõtet ju, et las see ilusti nagu paraneb ja fikseerub ja kõik see turse alaneb. Ja et tavaliselt teha paar nädalat võiks olla sellist nagu natuke rahulikumat ja kohe kusagile sooja ma ei jookseks, et ka, et just vältida sellist põletikku. Ja kui tulebki, ütleme, ütleme selline nagu närvivalu, et seda on mul küll olnud paaril juhul, et turses seotuna, et lööb kuskile nagu närvi, et see on sellest, et siis saab lihtsalt kirjutada samamoodi välja nagu mingid ravimid, mille tõttu siis, mis siis võtaks seda veidi maha. Ja see möödub tavaliselt nagu ka lühikese ajaga. Mida veel tavaliselt küsitakse on, et millal lennuki peale võib minna? No, milleks seda teha enne lennukisõitu üldse? No võt, aga tahetakse. Ütleme, et kui nüüd tahata teha seda enne puhkust, et siis ma ei soovitaks, siis võiks ikkagi oodata, sest tavaliselt on see, et kindlasti midagi juhtub. See on alati niimoodi, et ma pigem laseks nagu 2 nädalat olla vahet, et saad rahulikult paraneda, et kui nüüd ikkagi et lähed siniseks ja tuleb mingi raudselt on, sest võivad tulla ka, et kellel on väga lõtvunud nahk, siis võivad olla ka natukene kuskil ebaregulaarsused, kuna see nahk kuskilt tõmbab, ta läheb tavaliselt ilusti paari nädalaga kõik tasandub ära, et ei maksa nagu ära ehmatada, et kuskilt midagi rohkem sikutab ja või tundub, sest me näod on üldiselt asümmeetrilised ja tihti üks pool ongi rohkem lõtvunud ja see sama lõtvunud pool võib vahel jääda natukene nii-öelda kergelt kandilisem. Et just me tõstame sealt seda üles ja ta tasandub ära, et seda on võimalik kohe ka korrigeerida, aga ma väga tihti kõike ei soovitaks nagu ära korrigeerida, sest me ju iga kord, kui me võtame seda, kui me korrigeerime, siis me võtame ka veidi tulemust maha. Et siis ongi, et meil on nagu valida, et ühte või teist. Aga üks asi või millal trenni võib minna? No põhimõtteliselt sama, et selles mõttes ma ikkagi ootaks 1-2 nädalat, et enne, mis trenni tehakse, et kui sa kuskil joogate, et jõusaal, kerge, ka mõõdukas võib-olla liikumine on normaalne kuskil 1-2 pärast, aga jooksmine ja body, ma ei tea, pump ja mingisugused sellised hüppamised, kargamised ikkagi hoida. Ja siis on näomassaažid ka, et millal sinna võib minna või millal üldse võib teha? Kuu aega. Jah. Ja siis on, et millal võib, ma ei tea, muud protseduuri peale teha, Ootaks ka, et ütleme, et jällegi, et mida see hõlvab, et kui meil on tavaline näohooldus, mingi happehooldus, täiesti võid 2 nädala pärast just minna, et see ei sega, et senikaua, kui sa ei masseeri seal.
et see on hea, et igasugused kuumutavad hooldused, neid ei soovitaks. Laserid ja IPL-id. Kusjuures, et seal on nagu erinevad, et ma olen siin ka spetsialistidega nagu rääkinud, et ongi, et mida nagu sulatab ja teeb, et võib-olla et jah, et kas kohe seda laserit nagu peale teha, aga ma tean kindlasti, et seda radio frequency, kuna see kuumutab rohkem, et siis ta lihtsalt nii-öelda need niidid resorbeeruvad palju kiiremini ära. Ehk siis see tulemus ei ole see, mida me oleme tahtnud, et... Ei, no selles mõttes, et milleks seda teha, milleks teeme ja see on nagu, sa teed täitesüsti ja teed hüloronitaasi peale, et siis mõtled, et kus see kadus on. Et me pigem teeks nagu need hooldused alati enne, et valmistad ette ja siis selle niidi ja siis lased lihtsalt olla natukene aega. Et, aga kui soovida täitesüstiga, et siis erinevates kihtides on ju võimalik täitesüsti teha, seda ma teen väga, neid ma kombineerin küll, ka samal hetkel. Nii, aga siin on veel küsimusi. Ma korraks vaatan veel Instagrami, sellepärast, et ma panin sinna ka, et kas on siin mingeid küsimusi, äkki on tulnud juurde. Oota, kohe ma lähen vaatan. Aga mis siin on veel? Oota, kohe. Niimoodi. Osadele me oleme nagu juba vastanud ka, et kas niitide paigaldamisest võivad jääda armid? Ütleme, et kui väga nõela torkimisest need suuremad kokimad võib pisikese millimeetrise jätta, kus on see jälg, aga väikeste mesoniitidega ei jää. Et ütleme, et ongi, et selline nagu armistamise jutt sealt naha aluskoes, et see on ju meil taotluslik, et me tekitamegi selles mõttes nagu taotluslikult, me armistame naha aluskude ja selle tõttu me ju ehitame seda uut nahka. Et palju sellest nagu räägitakse, et aga see ongi see, et igasugune torge ju mõnes mõttes meie nagu keha tekitab reaktsiooni, mille tulemusel siis me hakkame ennast ise parandama. Aga selles mõttes, ega sinna ju tohutut armkudet nüüd ei jää. Et see on nagu... Et jällegi, et ma ütleme, et kui siin on, vaieldakse sellel teemal, et kas ma saan hiljem teha facelifti või ma ei saa. Et seda ma olen jällegi samamoodi arutanud teiste nii-öelda arstidega, kes siis koolitavad üle maailma ja siis me oleme seda nagu ja ka tegelikult ka plastikakirurgid, kes ise paigaldavad niite, et ka nemad naeravad selle väite nagu välja, sest tegelikult me need niidid, need PDO niidid on, me oleme naha aluskoes. Aga kui tehakse ikkagi ju lõikust, et siis lõigatakse ikkagi ju palju rohkem ja palju sügavamalt, et see niit, need PDO-niidid ei jää. Et loomulikult on teine teema, mis on need püsivad niidid, on silikoniidid, et ja need jäävad kindlasti kuskil ette. Aga täna me neist ei räägi. Nii, siis on veel, et sellest me juba tegelikult rääkisime, kas ja miks võivad niidid nahas põletikku tekitada. Et üldiselt need ju ei tekita. Ei, selles mõttes. Siis on lihtsalt paha järelhooldus olnud või siis on halvasti mustalt pandud. Mitte ei ole nahkale puhastatud kuskile, ma ei tea, vahepeal on lennatud läbi juuste sellega, et jällegi, et kui nagu midagi peaks olema kellelgi tekkima mingi reaktsioon või et on olemas antibiootikumid paar päeva ja selles mõttes see on ka niimoodi lahendatav. Nii, siis on see ka, et miks nii vähe enne ja pärast pilte, et sooviks rohkem pilte näiteks 2 kuu pärast. Kust te neid pilte? Ma ei tea, ma arvan minu konto pealt võtta. Ma ei tea, mingi minu konto peale. Mingi Moonika konto peale, et Moonika paneb palju niite, aga miks on tegelikult vähe pilte, on esiteks see, et lihtsalt ei jõua pildistada. Ütleme, et me pildistame küll, aga patsiendid ka tihtipeale ei taha avaldada, et see on... Alati väga tihti ongi see, et ma olen nagu, mul on nii palju ägedaid töid ja need on mingi, et see ongi see, et ma austan ju seda soovi privaatsusele ja nad ei soovi seda pilti kuidagi jagada, et see on ju nende otsus aga kuulajatel siis võib-olla, et kui te soovite näha enne pärast, et siis tulge ja laske oma pildid siis avaldada, et ärge kartke, et nii saavad siis teised ka ju näha. Ja mis on veel, et enne pärast pildid on ju enne ja pärast, aga 2 kuu pärast naljalt ükski patsient ei tule tagasi. Et kui sa juhuslikult ei ole planeerinud talle seda aega või mingit muud protseduuri või kui sa tahad teda lihtsalt tõesti pildistamiseks kohale kutsuda. Ja siis pead kutsuma, jah. Et aga
noh, ta on see on nagu, ta jällegi see, on, et millisel nagu, mina olen ikka kutsunud vahel nii, et ja minul on ikkagi, minu kontol on ka pilte ka 6 aega hiljem, ka mitu kuud, selles mõttes, et ongi, et ma see on nagu protsess nii-öelda, ta Jaa. käibki sul tihedamini, sa näed teda ka tihedamini ja siis te toimetate seal vaikselt, et siis on hea vaikselt neid teha. pilte teha, onju. ja just. Nii ta on küll. Nii, aga siis meil vist on veel aega, et võtame ruttu läbi siit ka mõned müüdid, No, mis on siis, et BDO niitide tulemused on püsivad. Noh, ei ole ju. kas me ise oleme püsivad? Kas oled igavene? Kindlasti. Et selles mõttes, et mitte üks käsi ei ole püsiv, et selles mõttes ka Facelift ka ei ole püsiv. ei ole facelift püsib, ei ole sinu kehakaal püsiv. Selles mõttes, mitte miski ei ole püsiv, et tihti ka, et ka lõikused on ju samamoodi, et me ju vananeme kõik edasi, et me saavutame mingi hetke ja me ikkagi ju, jah, nii nagu ma enne ütlesin, et mitte midagi ei ole püsivat, et lihtsalt ongi see, et me säilitame ja hoiame. Jah, just. Nii, siis on veel siin, et BDO niidid on kõigile sobilik lahendus. Jah. On või ei ole ju? Selles mõttes, et kui sul ei ole ikkagi immuunpuudulikkust pillegile, sest üldiselt ei ole sellel ikkagi vastunäidustusi väga, et kui sul ei... No aga vanus ikkagi on, et kui sa oled ikka siin juba 60, okei, sul oli 68, jah, ta on hea näide sul, aga ta on üks. Neid on veel, aga ütleme niimoodi, et niidi aspektis, et kas sa nüüd paned hästi palju niite talle või pigem nagu suunata siis juba kirurgiasse? Ei, kindlasti ma alati suunan ka, aga kui ta sinna ei soovi minna. Jah, kui ei soovi, siis on teine lugu, aga... Et ongi see, et... Aga mingi vanuseline piirang võib-olla... Või sul ei ole? Ei ole, minul ei ole. Selles mõttes, et on ikkagi see, et kõik oleneb, millise nahaga sa mu juurde tuled, kust ma alustan, kui palju, kas meil on mingi ütleme, daatum kuskil, et on tütrepulmad või ristsed või mida iganes või on suur juubel tulemus. Et siis me paneme vastavalt sellele paika, aga kindlasti sellises kõrges vanuses ma ei alusta kohe kokkniitidega, et siin tuleb ikkagi ettevalmistust teha ja rääkida ikkagi põhjalikult läbi ja tihti tõesti ei soovi seda lõikust ette võtta, mõtlen ka, et äkki suunan konsultatsioonile, siis on lihtsalt ikkagi, et inimestel on ka hirmud. Ja on kindlasti ja need on, ma arvan, ka õigustatud hirmud, ega see on ju, kui sa lähed lõikusele, ega sa ei saa öelda, kuule, mul ei meeldi enam, et võta ära. et et siis on tõesti, selles mõttes ma olen nõus sinuga, et siis need niidid on lahendus. Et nii, mis siis veel? Kohe ma vaatan. Niitide paigaldamine annab kohesed tulemused. Sellest me tegelikult ju ka rääkisime. Jah, et oleneb millisest niidist me räägime. Ikkagi siin kolmandal kuni 6. kuul avalduvad need tulemused kõige paremini vast, et... Jah, ma ütlen ka, et ütleme, et üks asi on kohene, ütleme, kui neid liftinguid teha, aga tavaliselt ikkagi ju see veidi taandub ja siis hakkab see naha kvaliteedi nagu paranemine. Ja ütleme, et väikeste niitide puhul ma võiks tagasi kutsuda 2-3 kuu pärast ja suurtega, et ütleme, et hinnata ikkagi ka kuskil 4 kuu pärast näiteks, et siis sa näed, et vaatad, et nagu au. Et nii, siin on veel, et niitide paigaldamise järel ei ole vaja täiendavat hooldust. Paned niidid ära, nüüd ongi väga ilus, kõik enam midagi tegema ei pea. Oleneb palju niite paned. No ütleme niimoodi, et üldiselt on ikka vaja ju. Ei, no muidugi on selles mõttes, et see on täpselt, see on ju nii individuaalne, me ei saa ju öelda, et iga asja vastu aitab ja ühtegi muud asja elus tegema ei pea, et mul on nagu muidugi mul on vaata inimesi, kes on nagu niidi uskuja, et ainult lao mulle peale, aga jällegi ma vaatan, et aga siit on ikkagi sul on nagu, kui sul on ikkagi rasvapadjadites on sul nagu rasvkadu ja need sügavates kudedes, et siis on ikkagi täitesüst on nagu väga okei ja need on nagu väga normaalne kombineerida, kui sul on ikkagi nahapinnal on vaja tegutseda, on vaja niisutada, vaja lihvida, siis kombineerida, et ei ole olemas ühte ja ainsat retsepti. Nõus täitsa. Nii, vaatame ühe veel ja siis on meil siin kõik ka, see ongi see, et BDO niitide paigaldamine asendab kirurgilist protseduuri nagu näiteks facelift. Ei, me ei saa väita seda, et seda see asendab, et selles mõttes, et ükski asi ei asenda seda, me saame seda nagu veidi edasi lükata.
Me saame saavutada võib-olla sarnase tulemuse väga pika ja sellise nagu suure koostööna, aga ikkagi on see, et ei asenda, et siin seda nagu väida, et ma ei väidaks seda. Aga kokkuvõttes on ju niidid väga head Muidugi. ja me saame väga palju nii-öelda ennetavalt ka niitidega näonahka hoida värskena, ilusana, toonuses ja ka nii-öelda siis ütleme, kuidas ma nüüd ütlen, et ütle ise, et mida sa veel niitidega saad teha. Et üks on nagu see ennetamine, teine on ka juba, kui on lõtvus on ja võib-olla siis Jaa, et selles mõttes, et kui nüüd mõelda, et mida sa siis rohkem nagu soovid, et okei, et kuhu teed minna, opile ma ei soovi. Ja on ikkagi tugev lõtvus, on ju, et kui me nüüd hakkame seda tühja nahka nagu täitma ja me paneme, et milliseks me lõpuks muutume siis. Et ikkagi, et pigem ongi see, et sa mõtled täitesüste nüüd praegu? täitesüstidega, okay. et kas sa valid siis nagu niidid või täitesüstid. Et siis pigem ongi see, et kui seda nahka nagu ikkagi, seda lõtvunud nahka saab toonusesse selle niidiga, et siis ma pigem nagu teeks ikkagi niidiga või ma teen seda ikka võib-olla kombineerin mõne aparaadiga ja siis täidan. Et selles mõttes, et jah, kõike saab. Jah, no kombineerida ongi hea. Nii, kas sa ise oled ka niite lasknud panna endale? Jaa. Kuhu kohta? Ma olen endale need väikeseid nagu nii-öelda screw ja monosid, neid ma olen ikkagi siis lõua alla lasknud panna, et nii-öelda gaasid natukene kuskilt ja siis siia. Et ikkagi nagu siis näo olumisele kolmandikule ja Jaanika tegi mulle ka siis nii-öelda kulmu tõstmise, millega ma olen ka nagu väga rahul. Et nende kokkniitidega. Kulmu tõstmine tuli teemaks, see oli ka üks küsimus tegelikult, et osad ütlevad, et 2 kuud ja efekti pole. Mis värk on nende kulmudega? Miks ei ole? No see on jällegi see, et see on nagu kuidagi see sotsiaalmeedia on vahepeal oli see Fox sai ülipopp, on ju, et ma ise ka tegin ja kuidagi siis mõtlesin, issand, et tegelikult ja ega nad ei pikalt ei hoia, see on sellepärast, et ma jällegi, et kuidas see nahk on sul seal on ja mida me hakkame selle ümber nagu tegema, et siis peaks ikkagi juurde tegema ja millised on jällegi need ootused, et kui... Aga tahagi Fox said, ma tahan, et mu kulmud oleks nagu niimoodi, on ju. Aga laup on otsmik on raske. Et selles mõttes, et päris anatoomiat nagu muutma ei ole ju mõtet nagu väga hakata, et kui sa oled, ma ei teagi, kui ilus ta sulle siis niimoodi jääb. Ei, ma tegelikult ei taha, aga lihtsalt nagu see näide, et kui patsient tuleb, et ja nad tulevad niimoodi, et võtavad selle naast kinni, teevad mingi, ma tahaks, et mul oleks niimoodi ja siis või ma tahaks, et mul oleks et ma tahan, et ta jääks nii. Siis ma mingi, et päris ei saa vaata, et ta ikkagi ju nahk annab tagasi ja jällegi on see, et kui palju me niite sinna paneme ja et need kulmi ma olen ikkagi nüüd ka, et ma kombineerin samal ajal, ma panen ka need väikesed niidid. Et just anda seda nii-öelda ankurdavat efekti juurde, et ma annan seda lisastimulatsiooni ja jällegi ma valin ju ka patsiendi, kellele ma selle teen. Et kui tal on ikkagi, tahab kulmu tõstmist, aga tegelikult tema ülalaual on nagu üleliigset nahka väga palju, et siis ka see soovitud efekt ei ole ju, selles mõttes, et see kulmuniit ju, selle kokkniit läheb ju tegelikult ju nii-öelda kulmukaare alla ja siis suunaga üles, et jällegi tuleb nagu vaadata inimesest nagu lähtuvalt. Jah, et kõigile ei sobi paraku, et nii on. Ja lihtsalt ongi see, et jällegi niitide kogus, valik, lihasliikuvus, et botulin võiks olla alla tehtud, et lasta siis rahulikult nagu olla, et kui ta oled nagu ülimalt aktiivse miimikaga ja need nii-öelda need kokkniidid, selle ankurd seal, seal kogu aeg ju tõmbad ja sikutad seda tagasi, siis seal ei ole ju tõesti seda pidavust nii pikalt. Ja, no üks asi veel, nina. Nina niit oled pannud. Tead, kui suures ei ole, ma olen mitu korda nagu pakkunud, et teeme, aga tead, eestlastel ei ole võib-olla seda, meie ninakesed on natukene sellised kondikesed, et Aasias ja ütleme mujal Euroopas või mujal riikides tegelikult on nina nii-öelda ka nii rinoplastika asenduseks tehtud niidid ja igasugused täitesüstid on hästi-hästi populaarsed. Aga ma arvan, et kuidagi, et meie nagu nii-öelda meie genotüüp, meie ninakesed ei ole võib-olla sellised niidile... Jah, nina-niidile ei sobi. Et nad on natuke sellised liiga kondised, et võib-olla võimalik tõsta et tehniliselt ta ei ole keeruline. Okei.
nii, aga ma arvan, et meil rohkem enam küsimusi ei ole. On küll, et mida ma tavaliselt küsin alati, kas siis lõpus või alguses, on see, et mis on sinu enda lemmik iluprotseduurid, nimeta 3, palun. Mida sa lased enne korra aastas teha, see ei pea olema just esteetilise meditsiini valdkonnas protseduur, see võib olla hoopis midagi muud, et lihtsalt 3 tükki, kui vähegi tuleb. Et mis ma lasen teha, tegelikult ütlen Jah. ausalt, ega palju asju ei olegi nagu ju, pole aega. Ma tean. Et see on siis, mõni mõtleb, et sa kogu aeg lased midagi teha. Ma ütlen, tegelikult ei ole, et ütleme, et ja et ma nüüd on ikkagi botuliin, et ikkagi see kurjusekorts ja silmad ja ots mingi natukene. Ikka tuleb, jah? Et ja tuleb, ega noh, siin niimoodi natukene, et see on selline ennetavas võtmes ja hoiab mind veidi lahkemana ka. Ja kindlasti need niidid ka, mida ma ikkagi aeg-ajalt nagu ju teen, et lihtsalt hoida. Ja minu lemmik on alati erinevad biostimulaatorid, neid ma teen ikkagi Nimeta 1. Ütleme, et hetkel ma olen täiesti Sonecuse fänn, no täiesti, et mulle väga meeldivad ja nii endal kui ka need tulevased, et ma teen nagu seda, või siis lihtsalt nagu, kuna mul on ikkagi ka ju nahahoolduses pikk põhi, siis sellised nagu happehooldused ja mikronõelumised ja kõik sellised asjad on ka ju alati sellised nagu must be. Noh, siis ikka tuleb välja, et sa ikka teed nagu. No ega naha eest tuleb hoolitseda. Seda ma olen ju teinud kogu aeg, et ma ei, seda ma ei nagu varja, et kogu aeg ma ikkagi midagi teed natukene. Ja küsib, et mis sa teed endaga, et ma viskan endale hapet näkku ja siis teen endale seda biostimulatsiooni, sest ega ma teiste käe alla tihti ei satu. Et siis need on asjad, millega ma saan ise hakkama. Jah, väga tore. Eks meil niimoodi ongi tihti peale, et kingsepal kingi pole. Ja, kõik on peab ise hakkama saama. Sellest hirmust peab ka üle saama, et kuidas ise ennast torkida. Ja niitama ikka ise endale panda ei ole, siis ma ikkagi on siin tüdrukud ikkagi selles mõttes, ma ütlen, et ta või tehke ära. Seda vist on raske teha ka. Ja. Kuule, aga igal juhul suured tänud, et sa tulid oma tihedas ajagraafikus ja mine sa tea, vaatame, mis see niidimaailm veel meile toob. Ja aitäh Agve kutsumast, et oli väga meeldiv. Palun, kohtume.